Tegelikult on pärast parem panna soola. Kas sul kaamera jookseb, saab ketast ees? Ei, mul on veel. Ja ma mõtlesin, et tänane teema oleks sulle ERSP ajalugu. No, jah. Aga pane kinni korras. Pane veima. Ühesõnaga, mina mõtlesin niiviisi, et küll lihtsam on rääkida ERSP-st läbi Pärnaste, sellepärast, et kuna tema kirjutas seda raamatuks, ERSP ajalugu, siis ja kuna ma Emet nagu tunnen, tundsin hästi, nüüd ma teda ei tunne. Siis on nii, et minu eest võib teist seda raamatu põhjal rääkida. Sellepärast, et näiteks selles raamatus on kirjas, et ühel detsembri õhtul saabus minu eme juurde ja ütlesin, et ma tahan teha parteid. Ja siis mul oli mingid paberipakale kaenlaseks ja siis eme ütles, et ta on nõus minuga. Asi on selles, et tollal meil oli selline suhtlus vahekord ühesõnaga, et pigem nagu subordinatsioon, et Taulas oli sekretär ja tema tegi sekretäri tööd. Õigused hästi seda, ta oli hästi vahva, kõik redigeeris, korrektuurid, värgid asjad kirjutas ja kõik see, aga tollal oli nii, et mina nagu andsin Pärnastele, andsin juhtnööle keske, mitte vastu. Pärnast ei saa midagi otsustada, otsustasin mina. Ja tookord, kui ma saabus nagu Pärnast juurde nagu sekretäri juurde, et näed, et ma olen otsustanud teha partei, eks on. Ja siis ma selgitasin seda, miks. Ja siis ta näiteks kirjutab seal mälestusraamatus. Et ma ütlesin Pärnastele, et mul on juba olemas 2 inimest ka, kes on nõus siis selle partei asjaga kaasa tulema, et üks on Ekepärt Nõmm ja teine on Arvi Orula. See on esimene, Pärnaste poolt faktide võltsimine, sellepärast, et ei Arvi Orula ega Ekepärt Nõmm ei teadnud sellest parteist mitte midagi, sest Pärnaste oli esimene inimene, kellel ma rääkisin sellest asjast. Nii et see on oma poolt puhas vale, eks. Ja ma saan ka, miks ta seda teeb, sellepärast, et ta tahab väita ja välja tuua selle, et ma mitte üksi seda teinud, aga mul kõrval ikka oli 2 inimest. Ekepärt Nõmm oli võimetu tegema parteid ja mõtlema, sest ta oli endine farts. Oli sellised kodanikud, kes ühesõnaga Viru juures siis ostis soomlaste käest teksapükse ja mingisugused krokodillisärke ja müüsis neid siis kohalikule elanikkonnale. Ja tema oli siis vahele jäänud KGB-le, teleka tassimisega, tassis välja teleka valuutapoest, KGB võttis ta kinni ja siis ühesõnaga, kuna ta kartis kinni minekut, ta läks ära hulluma ja ütles, et ta on hull ja siis ta lõpuks sattus siis meie juurde, budistide juurde, läbi Urb Tarmo. Ja ta sai hüüdnimeks sai Koll. Mille pärast Koll, see oli niisugune parafraseerimine, parafraas, kuna ta oli õudselt äravõitu, eks on. Ja emotsionaalne siis, see selleks, et tõsta tema sellist sisemist toonust. Ja kuna ta, mis puudutab üldse poliitikat ja ajalugu ja seda asja, selles osas oli nagu arenematu, siis praktiliselt tema puhul partei loomise puhul ei olnud mitte mingisugust kasu. Hiljem, kui tehti ettepanek, siis on nii, et ta pani lihtsalt nime kirja, ma ütlesin, et pane nimi kirja, sellepärast, et oleks vähemalt inimesi, kes toetavad seda ettepanekut. Ja Arvi Orula tol ajal oli niiviisi, et Arvi Orulat ma nägin kuskil 3 nädalat peale seda, kui ma kogu selle partei esialgse momendi olin nagu paika pannud. Ja Evele ma ütlesin sellepärast, et läksin Eve juurde, ma ütlesin, et tuleb paberid kirjutada, ära vormistada, eks on, et ma teen selle partei nagunii, kas keegi on nõus või ei ole. Ja miks? Ma selgitasin Evele. Kuna suvel oli siis Hirvepark oli ja Hirvepargi tegemisega oli ka veel sõlugu, et tegelikult ma arvan, et mul on küllaltki objektiivne suhe selles Hirveparki, sest tol kaunil ajal oli siis niiviisi, et seal oli siis 3 sellist põhitegelast asja juures, nagu ütleme, Lagle Parek, Eiki Ahonen ja Tiit Madisson. Tiit Madisson nagu organiseeris selle asja siis leedukate ja lätlastega koos nagu ära selle MRP-AG sellise grupi, eks, ja tegi Hirvepargi ja siis Lagle ja Heiki andsid Ruupari, andsid Tiidu kätte, et las Tiit räägib. Mille pärast, sest kui võetakse Tiit Madisson kinni, mitte nemad. Ja see oli väga kaval ja vähe sellest, neil ei olnud ideed ka, sest see oli Tiidu idee tegelikult. Eiki Ahonen ja Lagle Parek pole minu jaoks ideede generaatorid, eks. Ja siis Hirvepark toimus, siis peale seda Lagle hakkas tegelema selle stalinismi ohvrite mälestussambaga ja mälestamisega ja küüditamistega, sest Lagle ei tulnud pähegi näiteks, et võiks teha midagi poliitilist, näiteks sellist opositiivset. Ja sügis oli nii, et sügis jõudis kätte, eks on, september ja oktoober, eks, ja MRP-AG ei olnud võimeline mitte midagi uut tooma, poliitilisele lavale, eks. Ja mul oli nii, et
mul olid mõtted, et tegelikult oleks aeg juba luua opositsioonipartei ja tulla ettepanekuga välja, eks, mille pärast, sest liit on ju majaslikult juba läbi, eks, ja kuna liidu rahakott, enne liidu rahakott oli tühi, siis tal on enam ressursse, eks, kõiki neid asju maha suruda. Ja see oli praktiliselt kõige moment oli selle jaoks, et minna siis sellist sammuga välja, et paika panna Eesti iseseisvus. See oli minu mõtlemine, see oli minu idee. Ja siis oli niiviisi, et kui ma Pärnasse sellest rääkisin, siis praktiliselt mul oli tehtud juba ERSP programm paika pandud ja igasugu tegevuskava ka. Ja ma räägin, et praktiliselt ma ütlesin selle idee, ütlesin välja siis 7. novembri 87, see oli siis Pärnu seal Kalmistul, kui siit linnast minna. Seal oli see mingisugune vabadussõjas hukkunute mälestamise päev ja siis rahvas oli kokku tulnud, eks. Kohutavad massid olid koos seal ja siis kõik isasid, et leiba tahame ja saia ja vorst ja nii edasi ja keegi midagi konstruktiivselt ei pakkunud. Ja siis mina astusin esile ja ma ütlesin, et ei tasu kisada näiteks leiba, saia ja vorsti, aga vastupidi, seda tuleb ise teha. Aga see on, kui teise kellegi käest küsida, see on nagu mõttetu, see näitab nagu inimene on juhm, eks. Ma mõtlesin, selle jaoks tuleb teha praktiliselt oma riik jälle ja selleks, et teha oma riiki, tuleb eelkõige luua poliitiline plokk ja anda ennast teada, eks. Ja mõtlesin, selleks tuleb luua praktiliselt opositsioonipartei. Ja siis kostis rahvulgas seal, provokaator, ma ütlesin, tule välja, tule näita, tule ütle mulle näkku, eks. Ja keegi nagu ei tulnud ka seal ja siis rahvas oli rahvas vaikist. Ja siis, kui ma sealt Pärnust ära tulin, see oli 7. novembril, ma mäletan siiamaani seda kuupäeva, tulin siia maale, eks, siis oli niiviisi, et mingi must Volga 7 järgi võsinalt. Ja sellest hetkest peale, oli minus nagu idee praktiliselt küpsunud, sest ma ütlesin ta juba välja. Tookord 7. novembril tähendab mulle oli asi juba selgeks saanud, mis puudutas RSP-d, mis puudutas Eesti sellist iseseisvuse tulevikku. Ja siis ma kirjutasin need programmid asjad valmis ja siis ma läksin Pärnasti juurde ehk Nõruks juurde, sest ma panin ta lüüdimaks Nõrukene. Mitte nii, et oleks olnud õudselt vilest tervise poolest, vaimse ja füüsilise ei, aga ta oli lihtsalt väga naiselik ja väga naisterahvas, sellepärast oligi Nõruke minu jaoks. Ja Pärnast oli hästi vahva 4 aastat ja selles mõttes ta oli niisugune iseseisva mõtlemisega, iseseisva arenguga, vähe sellest. Ma tutvusin temaga kunagi. See oli siis, kui tal oli kõikis oli näitus, see oli aastaid tagasi. Ja mulle meeldis, et mingi psühholoog koos maalima. Esimene kord ma vist nägin teda, see oli Tartus, oli 70 aastate paiku, kui oli sotsioloogia laboril oli Tüüstes oli suvi oli. Siis ta oli abielus veel ja ma vahtin seda niiviisi apla näoga teada, et nii vahva naisterahvas ja puha. Aga kuna ta oli nii lojaalne oma mehele, siis ma isegi ei helitanud lootust, et pärast seda saaks käe puusa valama. Ja siis, kui ma hiljem puutusin temaga kokku, siis oli juba elu oli teistpidi ja ma hindasin temas juba muid selliseid omadusi ka. Ja siis jutt ongi sellest, et tähendab, nagu ma ütlesin, et 87 hilisõhtul detsembri kuus, nagu Pärnasse seal ERSP ajaloos mainib, et ma tulin tema juurde, ta andis mulle nõusoleku. No muidugi seda asja võib niiviisi vaidlustada, et kas ta üldse tahtis või puha. Ta kirjutab selle, et ta siis otsustas nõu pidada vanemate, dissidentlike härrasmeestega, kes olid nagu dissidentlusega tegelenud. Et siis uurida seda pinnast minu partei mõtte jaoks.